jah, varsti saab 8 kuud täis, et 50 kilo on nagu siis tipust alla läinud. Ja kuskil ta läheb nädalast läheb kilo, no vahel natuke rohkem, vahel natuke vähem, vahel tuleb juurde ka, aga üldiselt ta langeb ikkagi kilo nädalas. Ennem oli nagu pidev higistamine, ükskõik mida tegid, nii suvel kui talvel. Praegu seda higistamist praktiliselt ei ole. Jõuad nagu rohkem, energiat on rohkem. Ennem nagu põhimõtteliselt istusid toas, vaatasid telekat, nüüd nagu tahaks midagi ikkagi teha ja kuskil käia. Ei ole sellist väsimust või raskust või ma ei või seda öelda täpselt. Riided olid mul 4X-i ja praegu 2XL nagu lähevad. Püksirihmad, mul on praegu üks vana püksirihm, mis on 1,5 tiiru ümber kere. Et no eks tuleb kõik uued osta. Mis on nagu muutunud, on just see, et ma katsun nagu võimalikult palju liikuda. Et kui on valida kas lift või trepp, et siis ma ikkagi lähen trepist randa. Mul on 3 kilomeetrit randa sõita autoga. No nüüd ma käin nagu jala, et ma ei hakka autoga minemagi üldse. Eks ma lugesin enne ka need foorumid ja grupid läbi kõik, mis nad selle kohta nagu saada on netist, et ega seal väga nagu hirmu ei olnud. No võib-olla siuke asi, et kui seal ikkagi sul on nagu see söök sisse ei mahu, et kuidas siis ütleme need grilliõhtud või lähed reisile või kruiisile näiteks, seal on ikkagi põhiline on ju see söömine siis ka, et seal on need Rootsi lauad ja isegi kas meie spaad pakuvad ka ju, et see söömine ongi seal põhiline, eks ole, et võib-olla kartsin siis seda, et mul pole midagi teha seal või et ma ei saa kuidagi seal grilliõhtul nagu ei oska kuidagi olla, aga saab väga ilusti, et saad oma söögid söödud ja oma joogid joodud ja ei tunne nagu, et sul midagi puudu jääb või noh, et sul nagu ei ole seal hea olla nüüd, et ikkagi on väga hea olla. Lihtsalt sa ei söö nagu nii palju, et sa sööd seal mõne ampsu, jood mõne lonksu ja kõik on nagu väga hästi, et seal. No see on ikka tavaline, et kui näevad, et küsivad, mis juhtus, et ikka kõigil on jah. No ikka mingi üllatus ja siis ma ikka olen seletanud, et tegin opi ja noh, eks kõigepealt muidugi tasub proovida alati neid muid variante, et ega see operatsioon minu jaoks oli ta küll nagu, et ma ka alguses ikkagi üritasin need kaalu jälgimised ja dieedid nagu ära pidada, aga siis oleks ma võib-olla pidanud ka töökohta vahetama, et mul nagu kõik see sobib, et seal tekib nagu nii palju neid ahvatlusi või et sellest nagu jälle loobuda, eks ole. Et mõtlesin, et üritan, et siis kui ei saa, et siis ma ikkagi lähen selle opi peale ja nüüd, kui ma selle opi ära tegin, noh siis ma tegelikult mõtlen, et oleks võinud nagu varem minna. Et põhimõtteliselt ma kaotasin siis, no mis ma nüüd kaotasin, aga no paar aastat nagu mul see kaal käis niimoodi üles-alla, et ikkagi niisugust, mis nagu või millega nagu rahul oleks olnud, niisugust kaalu ma isegi kätte nagu ei saanud, et ennem juba jõudis jälle tõusta. Et kui see kaal ikkagi väga mängib, et siis soovitan teha küll seda oppi.